vaikselt siis alustame, et mu nimi on German ja siis räägime rohujuure aktivismist ja vägivallatust otsetegevusest. Et kõigepealt siis räägiks, et mis on looma õigluslus, et mis olla võiks, et me võime siis vaadata seda näiteks kui loomade eest seismine. Et kas keegi tunneb siin näiteks, et ta hakkas veganiks just loomade pärast, et võite käega märku anda, et okei, enamus siis ma tean. Et siis on see küsimus, et kuidas me võiks ikkagi loomade õiguste eest seista, et kuidas see võiks välja näha. Siis me teeme väikse mõtteharjutuse praegu ja võib-olla paljud on seda juba näinud. Et see on siis moraali baasjoone harjutus. Et kõnnite siis tänaval ja näete, et keegi peksab koera surnuks. Et sisuliselt teil on siis 3 valikut, mis te teha saate, et te näete, et see juhtub ja siis inimene, kes seda teeb, ütleb teile, ulatab teile kaika ja ütleb, et ühine minuga. Siis esimene variant on suurematest. Ühinen. Et me proovime tõmmata siia selle moraalbaasjoone, et kus see nagu aktivismi moraali baasjoon jookseb. Siis teine valik on see, et see on aga kas keegi teab, mis et see on nagu, me toome 3 valikut, mis on nagu analoogid, et kas keegi teab, mida see esimene ühinemine võiks tähendada, nagu mille analoog see on. Et jah, näiteks siis loomade kas siis teadlik või teadmatu ekspluateerimine. Ja siis teine valik on see, et see, mis sa teed, on vale ja ma ei taha sellest osa võtta, et siis keeldud. Et keegi teab, mille analoog see võiks olla. Keeldumine, vägivallast osa võtmast. Jah, et see on siis veganlus. Ehk siis mitte tegevus, mitte osalemine vägivallast. Ja siis 3. variant, mis te teha saate, on öelda, et see, mis sa teed, on vale ja peale selle, et ma ei ühine sinuga, ma annan endast kõik selleks, et seda takistada. Ehk siis takistamine. Et ilmselt võime ühiselt nõustuda, et see aktivismi moraal baasjoon võiks siis jääda siia 2 vahele või on kellelgi vastuväiteid. Siis tõmbame selle siia praegu. Ja kas siin on pildil mingisugune suurem erinevus kellegi jaoks või kas keegi teab, miks just siia kohta tundub nagu kõige õigem see moraali baasjoon tõmmata, et siin ongi see, et need sõnad,
et ma annan endast kõik, et seda takistada. Et kas on ka mingeid vahepealseid variante? Et võib-olla siia vahele maaks veel asju, et võib-olla siia vahele maaks, et ma olen, et see, mis sa teed, on vale, et ma olen huvitatud nagu mitte seda tegemast, aga ma ikkagi teen seda. Et kuidas see tundub? Et see jääb vist ka siia poole seda moraalbaasijoont, on ju. Ja siis siia vahele maab ka tegelikult üks variant veel, et ma keeldun osa võtmast sellest, et see on vale. Ja ma olen huvitatud takistamast sind, aga ma ei tee seda. Et kummale poole see võiks jääda, kummale poole moraalbaasijoont. Et ilmselt siia siis valele poole. Ehk siis kindlasti ongi see võtme, moraalbaasjoone võtme koht ongi see, et ma annan endast kõik, et takistada seda koera surnuks peksmast siis. Et siin on siis üks quote Albert Einsteinilt. Et nüüd, kui me oleme paika pannud, et mida võiks endast kujutada loomade õiguste eest seismine ja näiteks veganaktivism, siis vaatame korraks, et mille eest me üldse võiksime seista. Kas keegi on kuulnud abolitsionismi mõistet, et võite käega märk anda, et okei, kuskil pooleks. Et sisuliselt see tähendab seda, et loomade ekspluateerimise täielik lõpetamine. Et kuidas teil tundub, kas võiks ka nagu võib-olla natuke vähemaga leppida või et nagu tagame mingid head tingimustega, hoiame näiteks loomi edasi vangistuses või kas keegi julgeb käega märku anda, et kui keegi tunneb, et võiks ka vähemaga leppida. Praegu ei näe kedagi. Aga väga hea, siis lähme sellega praegu edasi selle visiooniga, et abolitsionistlik visioon, meie eesmärk. Et mida võiks üldse loomaõigused näiteks tähendada? Et sisulist nagu inimõigused see võiks tähendada siis loomaõigusi kaitsvaid seadusi, kus toimiva järelevalvega. Kuidas teil tundub, kuidas meil Eestis sellega on, et kas keegi on lugenud loomakaitseseadust, võite käega märku anda. Mõned on lugenud, et sisuliselt on tegemist loomade ekspluateerimise seadusega. See on vist üks esimesi seadusi ka, mis Eestis kehtestati. Et praegusel hetkel põhimõtteliselt Eestis on tagatud ainult teatud elementaarõigused lemmikloomadele, nagu õigus elule ja puutumatusele enam toimib. Siis tekib see küsimus, et kuidas me jõuame võimalikult kiiresti loomade õigusi kaitsvateni seadusteni ühiskonnas ja võib-olla vähendame seejuures võimalikult palju loomade kannatusi selle protsessi käigus. Et kui me vaatame läbi ajaloo, siis on osutunud kõige efektiivsemaks meetodiks ühiskonnas kiireloomuliste ja ulatuslike muudatuste eluviimiseks vägivallatu otsetegevus. Et näiteks Freedom Riders mustanahaliste kodanikuõiguste istusid valgete inimeste bussidesse ja rikkusid seadust
et see oli täiesti mõeldamatu sellel ajal, või siin on näiteks Dora Tulis, kes siis tormas siis parlamenti 1907, siis ta arreteeriti, et see oli täiesti mõeldamatu, et naine tahab hääletada. Ja pange tähele, et need kiired, need muudatused saavutati väga kiiresti kuskil paari aastaga või midagi, ja need drastilised muudatused inimõigustes ei saavutatud läbi erakonna poliitika või kirjade saatmine, et see juhtub nii, et parlamenti pääses mingi mustanahaline inimene, siis tegi vastavad ettepanekud, vaid see toimus läbi vägivallatu otsetegevuse. Et siin on siis üks näide, lähim näide, et vägivallatu otsetegevus peab toimimiseks sisaldama häiringut ja ohverduselementi. Ehk siis, kui te teete vägivallatut otsetegevust, siis see peab olema häiriv ja te peate tooma ka mingisuguse ohvri enda poolt, et tihtipeale see on näiteks mõne leebema seaduse rikkumine või midagi. Et see on siis tehtud pilt 2 nädalat tagasi Inglismaal Londoni südalinnas. Et mis te arvate, et kuidas neil läks, et kuidas tundub, et kas see on lihtsalt mingi trollimine või mis on nagu, et kes arvab, et neil läks hästi? 2, 3, 4, 5, noh. Enamus ei arva. Okei. Et siin ongi tihti see küsimus, et kas selline tegevus, näiteks vägivallatu inimeste häirimine, tänava kinni panemine ei tõuka just potentsiaalseid inimesi eemale. Ja see on siis pilt Extinction Rebellionist, kes korraldasid siis hiljuti Londonis südalinnas ulatuslikke ja vägivallatuid majanduslikke häiringuid kliimakriisi nõudmiste saavutamiseks. Ja ma ütlen, et neil läks väga edukalt, et mis te arvate, mitu päeva neil läks aega, et kuni parlament tegi ise ettepaneku arutada erandkorras kõiki XR-i nõudmisi. Et 30 päeva, 10 päeva, 14 päeva. 14 päeva sellist asja ja parlament tegi ise ettepaneku arutada erandkorras kõiki selle liikumise nõudmisi ja juba mõni päev hiljem peale seda arutamist 2. mail kuulutas Suurbritannia välja kliimakriisi eriolukorra esimese riigina maailmas. Et tundub, et toimib väga hästi. Et vaatame siin ühte skeemi, mille järgi võiks siis prioritiseerida aktivismi tegevusi, et siin on näha, et igal nagu meetodil on siis iga meetod leiab aset siis oma olukorras nii-öelda, et kui meil on mingid väiksemad muudatused ja enam-vähem kõik on paigas, ühiskond on enam-vähem ühel lainel, siis me võime sättida asju ja teha lobitööd, saata meile ja kirjutada petentsioone, jagada lendlehti, teha avalikke üritusi. Siis kui meil on selline lineaarselt halvenev olukord, et see aasta ei saanud, võib-olla järgmine aasta, võib-olla 4 aasta pärast järgmistel valimistel, siis me võime teha ühepäevaseid proteste ja paraadid ASP-s. Kui meil on kiired või mingisugused eksponentsiaalselt halvenevad teemad või mingid väga olulised teemad, siis on mõistlik kasutada vägivallalt otsetegevust. Et see on sotsiaalteaduste
siis vaade asjadele. Siis edasi vaatame levinumaid tänavaaktivismi, loomaõigusliikumisi ja nende otsetegevuse osakaalu. Et siin on mõned globaalsed siis liikumised, mis põhiliselt tegutsevad siis tänavatel. Ja siis edasi siis Tiiu tuleb, räägib siis räägime koos Tiiuga siis nendest lähemalt. Ta anname väikse ülevaate. Aitäh, jah. Tere kõigile, mu nimi on Tiiu ja siis ma siis räägin, mis me Eestis siiamaani teinud oleme nende tänavaaktivismi asjadega. Et kas te sellest Anonymous for the Voiceless organisatsioonist olete kuulnud kõik? Andke märku, kes on, siis ma tean. Okei, kõik teavad sellest. Väga hea. Siis ma ei hakka pikalt selle kohta seletama, et ühesõnaga see on selline päris lihtne, aga samas lõbus ja samas ka väga tõhus meetod, et vegan sõnumit levitada tänaval siis, et inimesed seisavad selle maskiga ja neil näitavad videosid loomapõllumajandusest ja siis räägivad möödakäijatega. Aga kuna me oleme ise filminud neid enda asju ja teinud neist ka videosid, siis ma mõtlesin, et ma näitan hoopis ühe sellise toreda video, kus on siis nii häid kui halbu näiteid nendest vestlustest. Et jah, lähen selle mängima, vaatan, kas ta mängib. Ühesõnaga YouTube'is meil on kanal, et Tallinn for the Voiceless, et ma soovitan seda vaadata, sest et see on päris lõbus vaatamine kohati. Ja teine liikumine, mida me oleme siin Eestis siis arendanud, on The Save Movement. Ja me oleme käinud siis Rakvere Tapamaja ees praegult 6 korda, ehk siis pool aastat on see kestnud. Ja The Save Movement tegeleb siis selliste meeleavaldustega Tapamaja ees, kus me avaldame loomadele kaastunnet. Et selle kohta oli ka üks video, aga videot ma siis kahjuks näidata ei saa. Et võin siis ainult rääkida sellest, et kuidas meil nagu läinud on, et jah, üldiselt need videod, mida on näha Save'i asjadest, on väga sellised emotsionaalsed ja inimesed saavad siis loomadega kontakti võtta, aga meil nagu siiamaani see ei ole õnnestunud, et see HK-scan, mille oma see Rakvere lihakombinaat on suhteliselt sellise karmi või range poliitikaga loomaõiguslaste suhtes ja siis nii siin Eestis kui ka mujal Skandinaavias, kus on HK-scanni tapamajad, siis nad ei ole lasknud aktiviste lähedale ega ei lase nendel autodel peatuda. Ja me oleme igasuguseid erinevaid meetodeid siis proovinud nii tapamajaga läbi rääkida kui ka transpordifirmadega läbi rääkida, kui ka siis läbi siis erinevate mingite seadusregulatsioonide paluda abi politseinikelt, aga ühesõnaga hetkel meil ei ole veel suutnud sellist süsteemi sisse seada, et loodetavasti see siis paraneb tulevikus, et jah. Aga jah, edasi vist räägib German oma asjadest. Et kas keegi on kuulnud sellest Meet the Victims liikumist? Aha. Päris palju isegi. Et see on siis nagu selline loogiline jätk siis, et kui näiteks Anonymous for the Voiceless on hea koht, kust alustada üldse nagu tänaval võõrastega harjutada veganlusest rääkimist, toob sind mugavast tsoonist välja ja siis sa saad perega ka lihtsamini rääkida ja nii edasi. Siis järgmine on nagu Save Movement, et käid rahumeelselt tapamajade ees, vaatad neid loomi, filmid seal kõik lood sideme loomaga, kui sa neid näed ja siis juhid tähelepanu tapamajadele toimus. Ja siis Meet the Victims on nagu selline loogiline hetk, et siin on siis, meil oli ka üks video, aga see ei tööta, siis, et põhimõtteliselt inimesed lähevad
siis rahumeelsete farmidesse sisse, istuvad maha sinna, näiteks see on siis vägivallatu otsetegevus. Ja lihtsalt ongi seal näiteks 8 tundi või terve päev. Ja see mõte on selles, et meedia tuleks kohale ja siis filmiks seda farmi olukorda ja siis aktivistid saavad rääkida sellest, et miks nad seal on ja miks see on oluline loomade eest seista ja mis tingimused seal on ja nii edasi, et see on päris äge asi. Ja siis sellest järgmine loogiline, see töötab aga siin jah, ma võin näidata ilma helitas midagi. Et see on siis Suurbritannias antud aktsioon filmitud. Et need farmid on tihti väga lihtsasti ligipääsetavad igal pool üle maailma ja siis aktiviste ootab siis minimaalne karistus üldjuhul, võib-olla väärtegu või midagi eramaal ilma loata minemine, aga selle eest saab peavoolu meediasse ja näidata, et mis tegelikult toimub farmides. Ja lisaks saab siis jällegi loomadega ühendust luua ja tihti käib selline kauplemine ka, et me nüüd läheme ära, kui te annate meile 3 väikest pussat või 1 väikse pussa. Ja siis vahepeal õnnestubki reaalselt nagu elu ka päästa, et selle aktsiooni käigus. Ja kõige hullem osa sellest on sealt ära minemine. Sest et inimesed saavad sealt koju, aga loomad siis, loomi ootab siis ees vägivaldne surm. Ja siis otsetegevuse, vägivallatu otsetegevuse selline pioneerliikumine, ka globaalne liikumine. Direct Action Everywhere, kas on keegi kuulnud sellest? Mõned on. Siis siin. See on siis nagu veel edasi järgmine samm nii-öelda. Et kui siiamaani tundub nagu lihtne, et siin lähim on näiteks Helsingis ja siis selline ülevaade vägivaldset otsetegevust, siin on meie kontaktandmed ja mõelge, et kuhu võiksite teie ennast paigutada oma oskuste ja soovidega, et mida teie saaksite teha loomade heaks näiteks, kui te panete ennast looma tasemele, et mida te eeldaks teistelt, et nad võiksid teha. Ja aitäh kuulamast, meil on seal siis veel infolaud, võite tulla küsimusi seal küsimast, me oleme juba üle aja läinud vist, oleme, ei ole veel, okei. No siis võib veel võtta küsimusi, et kui kellelgi on siis. Ja, küsimusi? Vist, Kadril on küsimus. Et jah, aitäh. Et mis nagu reaktsioone te olete saanud oma tegevusele? Et ma mõtlen, kas teid on meedias kajastatud ja kuidas on, kui on, siis kuidas või äkki ka, kui te olete käinud see Rakvere lihakombinaadi ees, et mingite sealsete töötajate või juhtkonnaga mingid sõnavahetusi, mingid reaktsioone teie tegevustele, et kuidas see on olnud? Jah, et juhtkonnaga oleme kokku saanud mitu korda ja pidanud läbirääkimisi. Mina võtan seda nagu nurka aetud hunt, et nagu vahet ei ole, mis liigutuse nad teevad või mis otsuse, et nad igal juhul nagu kaotavad, et nad surutakse järjest rohkem nurka ja siis see on nagu vältimatu, et tapamaja mingi hetk nagu hakkab lihtsalt viimast nii-öelda last stand'i tegema.
Meedias oleme ka olnud päris palju iseenesest, siin 6 kuu jooksul 2 korda vist vähemalt siis nii-öelda peavoolumeedias. Esimene kord kutsusime ise esimesel Tapamaja siis sellel Vigilil, siis tuli kohalik Virumaa Teataja ja siis teine kord juba tuli see meedia tuli ise kohale, et hakkas huvi tundma, sest et politsei hakkas sekkuma ja nii edasi ja praegu politsei põhimõtteliselt keelab meil ebaseaduslikult sõiduteel, avalikul sõiduteel meelt avaldamast ja siis me tegeleme sellise juriidilise poolega ja esitame vaideid aga üldine meediakajastus on olnud isegi positiivne, ma ütleks, et pigem positiivne kui neutraalne, et meil on nagu päris hästi läinud, aga otseselt nagu selles mõttes vahet ei ole, et tähtis on, et inimestel tekiks emotsionaalne side sellega, mis me teeme, et kui nad näevad mingit kajastust, et meie jaoks nagu otseselt vahet ei ole, kas see on, et vaadake neid lollakaid seal Tabamaa ees, et ma lähen räägin kõigile nüüd sellest või issand, kui tore, et need inimesed teevad seda, et mõlemal juhul inimesed räägivad sellest ja see on kõige tähtsam. Kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et midagi juhtub, et kedagi ei huvita. Kas on veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Ma küsiks ise, et eestlased on tuntud üsna sellised konservatiivsed meeleavaldajad, et meid on keeruline tavaliselt tänavatele saada. Et kas te olete kuidagi mõelnud selle peale, et mingisuguseid strateegiaid, et kui palju sellisel aktivismi vormil Eestis potentsiaali on ja kuidas seda potentsiaali siis, kuidas seda nii-öelda unikaalset Eesti situatsiooni võib-olla kõige paremini ära saaks kasutada? Jah, siin Eestis on see nii-öelda lapse kingades, ütleme nii, aga potentsiaali on selles mõttes suhteliselt palju, et kuna meil on nii vähe inimesi, nagu rahvastik on väike, siis on ka vähe meeleavaldajaid, aga siin viimase aasta jooksul, kas või vaadata, siis on juba väga paljud inimesed on tulnud tänavale väga erinevatel teemadel, et see on nagu sisuliselt nagu natuke nagu plahvatanud siin, et ma näen küll, et inimesed on nagu valmis välja tulema. Võib-olla selline otsetegevus on siis nagu järgmine samm, aga juba nagu inimesed on sisuliselt väljas. Need noorte kliimastreigid, mis olid, mis on Eesti mõttes kindlasti päris uudne, et jah, et võib-olla just selliseid hästi noori, isegi koolilapsi või koolinoori kaasata, ma ei tea, kui legaalne see on vist, aga vist on. Okei, aga suur aitäh teile ettekande eest.